Ja meil ongi jäänud veel täpselt üks arutelu, milles me küsime selle mingis mõttes võtmeküsimuse tulevikuks, ehk siis mis nüüd Lõuna-Eesti. Ja mul on suur rõõm kutsuda siia selle arutelu esinejad, kõnelejad, kes toovad siia väga erinevaid perspektiive, nii et palun neil nüüd järjest, nagu ma neid lavale kutsun ka siia tulla. Ehk siis siia tuleb Berk Vaher. Berk on Tartu Kirjanduse Maja juht ja Kirjandusfestivali Prima Vista juhatuse liige. Ühtlasi on ta Tartu 2024 loov kontseptsiooni ellujäämise kunstide sõnastaja ja visiooniraamatu koostaja. Ja projektide valikuprotsessis oli ta Tartu 2024 loomenõukogu liige. Järgmisena palun siia Claudia Kaasik. Claudia on tegutsenud viimased 3 aastat sellises alaprogrammis nagu Tartu 2024 Extended, korraldades sündmusi noortepeost Eatu peoni. Lisaks kuulub ta Tartu linna noortevolikogusse ning on aasta noortegija 2024 laureaat. Järgmiseks kutsun ma siia Mattis Leima. Mattis on helilooja, muusik ja õpetaja, kes püüab oma loomingulise tegevusega lõhkuda stiilipiire ja mõista seeläbi muusikafenomeni selle kõige laiemas tähenduses. Ja ärge laske sellel malbel olemisel ennast petta, ma olen teda korduvalt näinud ansambli Setod koosseisus laval rokkimas. Nii, ja järgmiseks Laura Lillepalu-Scott, kes on Alatskivi lossi juht ja Sibula tee kogukonna aktiivne liige. Tartu 2024 programmis korraldas ta Alatskivi valgusfestivali. Ja seda arutelu juhib Aavo Kokk. Aavo on Siuru kultuurikeskuse juht, kes on olnud ühtlasi Eesti Ekspressi peatoimetaja, Eesti Päevalehe kirjastaja, Eesti Hoiupanga juhtkonna liige, töötanud Rahandusministeeriumis, arendanud ja rahastanud kinnisvara ja teinud veel paljud muud ja kõigele selleks kirjutanud ka mitmeid raamatud. Nii et Aavo, palun. Ja annan hea meelega nüüd jutujärje üle sulle. Ja tere, head õed ja vennad kultuuris. Istume siis maha ja arutleme. Teie poolt otse vaadates, meie poolt selja taga on Tartu Toomkirik. Me tähistame sellel aastal 500 aastat Eesti raamatu aastat. Too aasta 1525 jaanuaris algas sellega, et kohalikud sakslased ja eestlased rüüstasid Toomkiriku. Kes oleks osanud arvata, et raamatu aastale antakse selline avalöök. Ehk siis maailma teist sündmuseid ja me ei tea tegelikult ette, missuguse mõjuga nad on. Me ei tea isegi seda tegelikult, et kas nad on kultuurisündmused või mitte. Ühelt poolt ju see raamatute või see Toomkiriku laastamine on ju vandalismi akt, teisipidi tõepoolest, et inimesed võtsid mingisuguse seisukoha mingisuguse kultuurikoodi osas. Või siis, kui me mõtleme, mult on küsitud, et mis ma arvan Tartu 2024 mõjust ja edust. Ma tavaliselt vastan, et ma ei tea, et esimene laulupidu oli 1869. Me saime alles laulva revolutsiooni ajal teada, et miks seda esimest laulupidu päriselt vaja oli. Et ootame, et ärme tõmbleme, et kuhu meil kiiret. Aga ikkagi meil on siis küsimus, et kuidas me siis nagu suunda seame. Ja õnneks pakub majandusteadus ühe meetodi. Majandusteadus, see osa, mis siis uurib käitumismajandust, mis siis eeldab, et majandus ei ole mitte midagi muud kui majandusagentide ehk inimeste teatud toimingud, teatud eelduste põhjal. Ja see koolkond ütleb, et kuulge, te minge ja küsige inimestelt. Et väga subjektiivseid küsimusi ja kui te piisavalt palju küsite, siis te võite mingisugust oletusi saada, mis siis tulevikus sünnib. Nii et see on see, mida me nüüd tegemas oleme.
Ja minu esimene küsimus, sõbrad, teile on, et kui te nüüd vaatate tagasi aastale 2024 aga võib-olla ka aastale 2025, kuivõrd see projekt, nagu me kuulsime, ei ole lõppenud üleöö, vaid kuidagi kulgeb vaikselt, siis mis on olnud need 2-3 sündmust, mis on olnud kõige mõjukamad teie meelest? Selleks on tegelikult üks päris objektiivne mõõdik olemas, millest me ei olegi siin juttu teinud veel. See on see, mida ütlevad kultuuripealinna vastased. Ja siin joonistub välja põhimõtteliselt ongi 3 asja joonistub välja. Autovabadus, elurikkus ja Tartu Pride. Sellepärast, et nende 3 asjaga anti põrakas väikekonnaliku jõmika 3 kõige suuremale pühadusele. Auto, muruniiduk ja machokultus. Ja tundub, et mõjus küll see pauk. Et see jõmikas ei ole see, kes Tartu identiteeti määrab. Ma arvan, et see on juba suur mõju, mis me oleme saavutanud. Väga hea, kes tahab järgmine? Ma vahele ütlen, et kui te tahate küsida või sõna sekka öelda, siis ma aegalt vaatan teie poole ka, et andke siis käega märku ja kui te näete, et pea keerab, siis viivake. Kes, jah? No ma võtan siis järgmisena sõna. Ma arvan, et see küsimus on see, et kuidas me seda mõju defineerime. Ehk siis kui me mõtleme sellele, et näiteks arvuliselt, siis ma arvan, et avamine, et seda vaatas lihtsalt ja seal kohal oli kõige rohkem inimesi. Aga see küsimus oli ikkagi, mis minu jaoks isiklikult oli kõige mõjusam, siis nagu siin ka mainitud, siis ma ei saa üle ega ümber sellest, et ma korraldasin eatud pidu. Ehk siis ma esiteks kohe küsin, et kui palju üldse te teate, mis see eatupidu oli? Tõstke käsi, kes on sellest kuulnud. Okei, väga lahe, ma arvasin, et ainult sihtasutuse töötajad tõstavad käe. Ehk siis see mõju seal oligi see, et esiteks generatsioonide ülesus, aga mis nagu veel minu jaoks on nii oluline, on see, et kõik need mingisugused asjad, mida meie rakendasime, neid nagu kantakse edasi. Ala näiteks Senta, kes siis korraldab Tartus eakate päeva. Tema, kes oli siis ka meil korraldusmeeskonnas, pärast küsis minult, et kuule, kus me võtsime need pehme jäätise masinad, et ma tahaksin ka neid kasutada siis enda järgmistel sündmustel eakatele. Ehk siis see oli minu jaoks juba see märk, et issand, nagu sellel on mingi mõju, sellel on mingi sisu. Ja teine oli see, et ma nägin sotsiaalmeedias TikTokis, kuidas Robin siis postitas mammast video, kus ta oli DJ puldi taga. Ehk siis täpselt see sama nüanss, mida me kasutasime eatul peol, ehk siis Irja Lutsar ja üks noor olid DJ puldi taga koos. Et ma nägin seda, et tema rakendab seda edasi, et ta kasutas siis enda vanaema seal. Ehk siis nagu kõik need sellised väikesed nüansid on minu jaoks see mõju ja ma arvan, et eatu pidu oli kõige mõjukam. Aitäh, hea kuulda. Et Matis ütles kohe disclaimer ja ütles, et ta ei oska tingimata 2024 programmiga siduda, aga me ei peagi. Jaa. Ma arvan, et täna siin on minu jaoks üks olulisemaid sündmusi. Lisaks sellele, kui ma sain teada, et Tartust saab kultuuripealinn 2024, ehk siis see alguspunkt ja lõpp-punkt. Minu esimene reaktsioon oli see, et aga Tartu ongi ju Euroopa kultuuripealinn, et mis tast veel saada on. Selline mõte tuli mul pähe, võiks ju pidada seda küllalt tagurlikuks. Ja siis loomulikult telekast nähtud avamine ja ma vaatasin enda muusikukalendrisse kokku 3 esinemist selle aasta, ütleme, programmi jooksul. Need olid siis need kokkupuutepunktid. Mul tihti küsitakse, et kus ma elan. Ja kõigepealt ma ei oska sellele vastata ja siis tuleb meelde, et Tallinn, Tartu, Võru, Luhamaa maanteel. Sest Tallinnas on minu korter, Tartus on minu sünnilinn ja süda ja Setomaal on minu juured. Nii et selles mõttes ma ei ole olnud kogu aeg Tartus ja Tartuga seotud infoväljas. Ma olen näinud seda üleriigiliselt, mis ma arvan on päris hea tegelikult vaatevinkel kõigele. Ja rääkisin enne siia tulekut ka sellise toreda valimiga, üks staažikas helilooja, üks staažikas õpetaja, staažikas turismikorraldaja ja üks pensionär.
ja küsisin nendelt, et mis teie jaoks oli Tartu 2024. Ja see oli ka minu jaoks üks olulisemaid sündmusi, kui nii võib öelda, selle kõige raames, et mis on see mõju siis tavainimesele, kes ei ole hiigelsuures korraldustiimis ise osaline, programmiga kursis. Ma võtsin sealt alt kohe selle paksu raamatu, et aru saada, mis siis toimus ja kuulan huviga, mis te räägite. Nii, ma olen ka tegelikult eelkõnelejaga natukene nõus, et see, et Tartu sai selle kultuuripealinna tiitli ja kindlasti nende piirkondade jaoks, mis jäävad Tartust väljaspoole, oli see kõige suurem asi see, et Tartu võttis meid ka kampa. Sest muidu ei oleks väga paljudel inimestel olnud võimalusi selliseid üritusi korraldada ja see just, et nende ürituste siis areaal laienis niivõrd laiaks, et me lihtsalt ei jõudnud kõikidel nendel üritustel käia. Nii et selle koha pealt ma peaks ütlema, et mina kindlasti ei ole kõige õigem inimene andmaks hinnangut, et mis need minu jaoks kõige olulisemad olid, sest ma lihtsalt ei jõudnud nendel kõikidel üritustel käia. Ja tõsi on, et see oli nagu tuletõrje hoolikust joomine. Et seda emotsiooni ma jagan. Põnev on, et tõepoolest nagu ei nimetanud ainult konkreetseid sündmuseid, vaid mingid emotsiooni üldistusteks. Minu poolt ka, et eelmisel aastal ma läksin Tartu Uues teatris, oli üks etendus, mida kuulutati välja, kui et Odessa laulud. Ja ma läksin sinna saamaks Odessa laule ja ma sain, mis ma ootasin. Ehk Tartu juudisoost inimesed olid kohal. Ja lauldi siis vene keeles valdavalt, mõned ukrainakeelsed laulud oli, kuna artist elab Pariisis, siis ka prantsuse keeles. Ja siis ta ütles, et tuleb laulda ka eesti keeles nüüd, aga ta eesti keeles ei oska. Ja siis kogu see publik, kes oli olnud mitte eestikeelne kogu selle etenduse, järsku hakkas Tartu marssi laulma täiesti selges eesti keeles, eks. Ja rääkimata sellest, et sonid hakkasid lendama esimese laulu ajal juba lakke ja et ma sain kultuurielamuse. Ma võin kihle vedada, ma ei tea, aga ma võin kihle vedada, et see ei olnud Tartu 2024 raames. Aga mis vahet seal on, eks? Et see võib-olla oligi Tartu 2024 fenomen, et see mingisugusel moel nagu käivitas inimesed, kes kohe rahapoti juurde otse ei pääsenud, ka proovima või nagu vastukäiku tegema, eks. Mis ongi kultuuri üks nagu aluseid, eks. Tahate kuidagi kommenteerida või võtame järgmise küsimuse ette, sügavamale minna? Võtame siis ette järgmise. Et kui te nüüd ikkagi mõtlete hästi sellisele isiklikule kogemusele ja isiklikule õnnestumisele mõnede projektidega, siis rääkige meile, et kuidas te ikkagi hindate, et läks hästi? Mis see mõõdik õigupoolest nagu on? On vahetud mõõdikud, millest me oleme siin 2 päeva jooksul palju rääkinud, et loed pead üle, loed raha üle ja siis hindad, eks ole, et kuidas läks. Aga kui me räägime pikaajalisemast mõjust, siis mingis mõttes hoopis tähtsam või minu kultuurikorraldaja jaoks on tähtsam see, et kas sellest veel aastaid hiljem räägitakse. Kas seda mäletatakse ja kas see inspireerib teisi inimesi millekski. Et kui sa küsisid ka ette, et kas te mingeid näiteid suudate tuua, siis ma hakkasin mõtlema näiteks selle peale, et paarkümmend aastat tagasi me hakkasime siin Tartus korraldama kultuurifestivali Eklektika. Tohutult algajad, kõik oli kaose piiril kogu aeg, vahepeal olid need võlad ikka väga suured. Seda publikut oli ka heitlikult ja loomulikult oleks ole algaja korraldaja probleeme, et sa paned kõik oma sõbrad listi ja sul võib olla saal täis, aga sa teed mingisugune 20 raha selle eest. Aga
aga et seda mäletatakse mu rõõmuks. Ja selle järgi on küsitud ja kui see kultuuripealinna aasta oli lähenemas, küsiti, et kas tuleb nüüd niimoodi Eklektika 20. aastapäev ka. Ma ütlesin, et ei tule, sellepärast, et esiteks ei ole absoluutselt, ta ei olnud omal ajal mõeldud absoluutselt nostalgiasündmusena. Ja teiseks, vaadake enda ümber. See Eklektika on kohal tegelikult. Tartu ongi see Eklektika festival pidevalt. Ja kui te olete näinud filmid 24 Hour Party People, siis on seal algupoole on Sex Pistolsi kontsert Manchesteris, kus on mingi käputäis inimesi. Aga praktiliselt kõik hakkasid tegema bändi ja mitmed said hakata, lõpuks olid nagu staarid, kes staadionit tees esinesid. No loomulikult Eklektikat sellega võrrelda ei saa. Aga kui ma mõtlen tagasi nendele nägudele, kes seal publiku seas olid, Kati Torp, Henri Hütt, Timo Toots, siis jällegi see kestab, sellele on tohutult hea meel. Üks Eklektika korraldajatest muidu oli Meelis Kaldalu, kes siiamaani osaleb ka sündmustel. et see, kas see, mida sa teed, tekitab tegijaid, kui tahes võib-olla kaootiline see oli omal ajal või kui sa profikorraldajana mõtled tagasi, sa hoiad peast kinni, et kuidas seda asja tehtud sai. Et see on kindlasti üks asi, mis loeb, jah? Elamuse sügavus siis, eks? Jah. Äge. No ma võtan siis järgmisena, tegelikult unustasin praegu selle küsimuse täiesti ära, aga ma võtan lihtsalt sinu jutu põhjal, ehk siis ma ikkagi tooksin selle mõju mängu, mis ongi nagu see aspekt, ehk siis täpselt samamoodi nagu ma Jaatul peol tõin siis välja need juba mingid väga konkreetsed näited, et mida ma sain nagu näha, et võetakse üle ja kantakse edasi. Aga ma arvan, et see mõju ka selles, et näiteks Tartu 2024 Extended, et noored saavad ise korraldada ja see Extended jätkub. Meil tuleb ka 5. lend. Ehk siis kas või see, et me lihtsalt anname noortele võimaluse ise mingeid sündmusi korraldada ja et ikkagi me oleme saanud tänu Tartu 2024 töötajatele kõik need oskused ja nüüd anname meie neid edasi. Et see on kindlasti minu meelest selline väga oluline ka mõju aspekt ja see, mis nagu jätkub. Ja üleüldiselt sündmuskorralduses see, et näiteks, ma ei tea, mina ise enda ürituste puhul ja tegelikult üldse Extendedis on see, et me anname uutele, võib-olla mitte nii tuntud ka noortele selle lava. Ehk siis see on see koht, kus nad saavad ennast näidata ja siis kuidagi esile kerkida, ehk siis jällegi see mõju. Et ma praegu ei oskagi midagi rohkem lisada, äkki siit tuleb veel midagi põnevat. Aitäh! Ja kuivõrd kultuuripealinna kandev idee oli ellujäämise kunstid, siis märkamatult tõepoolest on see idee kandunud kaugemale Tartust, ütleme siis ürituste korraldamise standard on kõvasti tõusnud, olles ise käinud paljudel üritustel muusikuna esinemas ja kõike seda kõrvalt näinuna. Ja ma ilmselt ei mõtle, kust see kõik tuli ja see on olnud märkamatult, võib-olla Tartu 24 teene ka. Mis ma tahan sellega öelda, ongi see, et väga palju head, mis meie ümber on juhtunud ja areneb edasi, areng ei toimu ju niisama iseenesest, selle taga on inimesed, konkreetsed teod. Et see ei pruugigi olla nähtav see allikas, kust see tuleb. Aga ma kahtlustan, et siin on väga suur roll nendel inimestel Tartu 2024 juures. Aga teisalt, hoolimata sellest, et ellujäämise kunstid selles tähenduses, nagu ta sellel kultuuriaasta raames oli, on mulle väga-väga südamelähedane, siis mul on tunne, et me peaksime mõtlema ka selle algallika ehk kunstniku peale ja mis kunstiga tema võiks ellu jääda. Minu jaoks üks kordaläinum asi eelmise aasta jooksul oli see, et ma loobusin kunstniku erialast ja läksin sinna, kus on suur raha, loomulikult IT-s. Ja õppisin ümber tarkvara arendajaks, tuimalt, tegin kannapöörde. Oma venna eeskujul nägin, et kui tema hakkama saab, siis saan mina ammugi hakkama. Ja tegin koolituse läbi, läksin tööle, töötasin 1,5 aastat tarkvara arendajana ja sain siis selle tarkusetera kätte.
et see ei ole minu esimene kannapööre elus olnud, kui ma olen üritanud põgeneda kultuuri tegemise juurest, nähes, kui perspektiivitu see on. Ja ma põgenesin IT-st tagasi muusikasse, nähes, et ma päriselt ka, ja kohe päriselt ei saa ilma hakkama, kui et ma pean tegema, looma muusikat ja tegelema kultuuriga, sest ütleme, kultuur on väga demokraatlik, jumal tänatud, paljud saavad sellega tegeleda, aga nõuda ühiskonnalt, et see kuidagiviisi toetaks ja käituks metseenina nende sellise tegevuse juures, et kui kord nädalas tuleb pähe, tahaks maalida ja nii edasi, see ei ole meile jõukohane toetada kõiki kultuuripüüdlusi. Nii et minu jaoks oli kõva avastus see, et pagan, ma vist ikkagi olen helilooja. Ja ma ei usu, et see kannapööre või see kahtlus jäi viimaseks. Aga eelmisest aastast see on üks tähtsündmusi küll. Nii et siit edasi on minu küsimus, et mis ellujäämise kunst on. Saame näha. Ja sisemine rõõm on see, eks, mis on siis kriteerium, nagu ma siit kinni püüan. Aga ma tahaks küsida ikkagi ühte asja veel su käest, et me nägime Kaisa Lingi ägedat hetke siin, mis ei kordu sellisel kujul. Et järgmine kord on teistsugune, eks. Mis see on või kuidas see tekib muusikas? Et tekib vaat see hetk, et ma saan aru, et see on midagi erakordset, et kõik täna õhtu ja rohkem ei juhtu. Elus inimene, elus muusika. Kindel see, et ikkagi inimene on see tuum kõige juures. Teed see üht või teistsugust kunsti, aga kui sa teed seda inimeselt inimesele, siis ma arvan, see on see, mida me tegelikult taga ajame. Ja sellepärast ma absoluutselt ei muret tehisintellekti pärast või striimimisplatvormide türannia pärast, et elus inimest ei saa asendada. Nii klišeelikult, kui see ka ei kõla. Et selles osas on mu süda rahul. Võib-olla see ongi ellujäämisega. Okei. Et sa loojana lähed siis kuhugi, kus sa ei tea, mis järgmisena juhtub. Ja siis sa pead reageerima ja sul see adrenaliin on siis kõrgemal ja oledki. Tead, isegi kui sa tead, mis juhtub, kui sa lähed 10. korda sama asja vaatama, sa tead sõna pealt, mis juhtub, sa lähed sama bändi kontserdile 100. korda, siis seal on ikkagi see miski, see elu tegelikult. Elu ise. Kena, aitäh. Laura. Ja meie piirkonnas kindlasti see mõju, meie konkreetse projekti mõju oli väga suur. Et inimesed arvasid, et me toome õue ühe projektori, 2 kõlarit ja teeme valgusetendust. Tegelikult see päris niimoodi ei olnud, et ma arvan, et meie kohalikud inimesed olid väga meeldivalt üllatunud. Üks ka meie sponsoritest, kes on kohalik ettevõtja, kes siis sponsoreeris meid ühe konkreetse tootega, ütles ka, et ma tulen ise ka kohale, et ma aitan sul nende asjadega tegeleda. Ja kui ta sinna saabus, siis ta niimoodi suu lahti seisis, kõigepealt ütles, ma ei arvanud, et see asi sul nii suurelt ikka plaanis on. Et ta nagu kohkus sellest ära, et just kohalike inimeste tagasiside, et me teeme õiget asja, oli kindlasti väga suur ja oli oluline meie jaoks. Ja mis me ise sellest kindlasti kaasa võtsime, oli see, et ma ei taha kunagi kuulsaks saada. Sest kui sa lähed järgmisel hommikul peale esimest etendust, siis kohaliku tanklasse endale ühte pirukat kaasa ostma, mida sa arvatavasti päeva jooksul ei jõua ära süüa. Ja kui siit hakatakse peatama seal ka, et kuule, nii äge oli, kuidas sa tunned, oled väsinud, on sul midagi vaja? Et just see on see, et ma tegelikult, et kas ma jaksan sellega, aga tegelikult ma jaksan. Et eks see kultuuri nagu andmisega ongi see lugu, et see on nagu minu jaoks selline hästi vana eestlaste traditsioon, mis on kasemahla kogumine. Panete kevadel selle kasemahla tilkuma, panete purgi alla, tilgub seal, kogute, mõni villib pudelisse, mõni võib-olla natuke laseb käärima ja siis hakkate seda välja andma. Et see valgusfestival oligi see esimene klaas, mille me sellest kultuuripurgist sealt välja kallasime. Aga oluline on see, et see peab kogu aeg edasi tilkuma, sest ühel hetkel ta saab tühjaks, kui te seda tegelikult tilkuma ei pane. Ja just see mõte ka, et kuidas neid inimesi siis hoida, kes selle eest hoolitsevad, et see purk sinna tilkuma saaks. Et kuidas neid aidata, et nad läbi ei põleks, et see on ka hästi oluline minu arust selle juures ja leida see konkreetne meeskond. Meie meeskond oli väga pisikene. Järgmisel korral me kindlasti mõtleme selle peale, et kuidas seda meeskonda suurendada. Ja see
see tiksuv mõte kogu aeg, et teeme veel. Sest tegelikult ega järgmisel hommikul ei tahtnud väga veel teha koheselt, et me ikkagi seal natukene mõtlesime. Aga nüüd on aega mööda läinud ja nüüd on see tahe uuesti tekkinud ja need inimesed on alles ja need inimesed tahavad kaasa tulla, mis on ka positiivne. Me tegime õiget asja õigel ajal, aga loomulikult me ei oleks saanud seda teha ilma abita. Mina just mõtlesin, et mis ma räägin enda poolt ja siis kuidagi tuli tagasi uuesti üks lugu, et minu lapsepõlve linnad olid Tartu ja Petseri. Ja Petseris kloostris iga õhtu kell 6 on kellamäng. Ja ma käisin seda väikse poisina vaatamas iga päev, kui ma seal olin. Ja see nägi siis niimoodi välja, et üks munkadest need kellad olid kõrgel tornis, köied või nöörid rippusid alla, 10 meetrit või tõenäoliselt rohkem, ja siis üks munkadest mängis siis need paarikümmend kella. Ja kõik see meenutas nagu mõnikord sellist, nagu oleks nagu nukuteater või et nagu need kellad juhivad teda, mitte tema ei juhi kellasid, kuna ta seal väänlas ja liikus, eks. Ja see on kuidagi kujundina kestnud, eks. Ma olen nagu mõelnud, et ta käis iga päev seal tööl, eks. Aga see, mis ta tegi, nagu minuni jõudis mitte kui töö, vaid kui mingisugune hetk, eks, ja elamus, eks. Ja ma olen ka mõelnud, et see pikk mõju ongi midagi seesugust, eks, mis kõnetab inimest, mõnikord on see detail, mõnikord on see mingi suur asi ja mõnikord me ei saagi selle öelda, et see on nüüd päris kultuur, eks, aga ta on kuidagi elulaadiga seotud, eks. Tahate veel selle ringi kohta midagi lisada või võtame järgmise asja? Vaatame siis tulevikku. Või tahab keegi küsida midagi? Vaatame siis tulevikku. Eks ma ette hoiatades ütlesin teile, et kuulge, et öelge, mis on need 2-3 asja, võib ka 2 asja, aga 3 veel ei ole, mida te tahate kindlasti teha lähema 2-3 aasta perspektiivis. Igal juhul tahate teha. Laura juba reageeris teda, anname talle võimaluse. Ma peaaegu vastasin sellele, nagu te saite aru, ma tahan teha uuesti valgusfestivali, aga kust ma raha saan, eks ju? See on see suur küsimus. Et tegelikult enne Tartu 24 poole pöördumist me olime seda projekti peaaegu 5 aastat juba inkubeerinud. Me olime proovinud raha saada, jäime kogu aeg selle joone alla. Et just see, et sinus on nii palju, ma ütlen ausalt tegelikult ära, Tartu 24 oli viimane, kus me otsustasime oma selle projektipartneriga, et see on viimane koht, kus me proovime. Sest kui sealt ka ei saa, siis on midagi valesti ikkagi. Et selles mõttes oli hea, aitäh, et andsite meile selle võimaluse, et loomulikult Alatskivi valgusfestival tuleb kindlasti uuesti ja see on see midagi, mida me tahame teha. Väga täpselt ei taha rääkida, äkki keegi võtab ideed ära siin, eks ju. Aga kindlasti soovime tulevikuprojektega siduda endiselt ju muusikaga. Meil on ju Tubin, meil on Liiv, et see tuleb kindlasti. Ja kuna Alatskivi lossis toimetab ka Alatskivi lossi restoran, siis on meil ka selliseid alkohoolsemaid ideid. Aga need tulevad võib-olla nii-öelda ilmavalgele natukene aasta lõpupoole, mida me täpsemalt planeerime. Et ma loodan, et need kõik õnnestuvad. Et need on need asjad, mis on, ja nüüd tundub, et mul on 3 kirge, eks ju, valgus, alkohol ja Tubin. Aga päris nii ei ole, et neid on veel. Aga neid on kindlasti midagi, mis ma suudan ka lossiga siduda ja mis pakuvad inimestele põnevust ja pakuvad samas kultuuri. Mida sa teistmoodi tahad teha, kui seni on tehtud? No praegu ma saan võib-olla rääkida küll ainult sellest Alatskivi valgusfestivalist. Kindlasti ma ei taha, et Alatskivi valgusfestival oleks lossikeskne, mida ta seekord oli, aga kui tegu oli pilootprojektiga, me pidime selle ära proovima. Alatskivil on teisi väga ilusaid kinniseid hooneid, mida kasutada saab ja mida saab selleks õhtuks lahti teha. Ja ma pean tunnistama ja peeglisse vaatama, et ma pean tiimi laiendama, et ma ei jõua igale poole. Meil oli väga tore punt vabatahtlikke, me kaasasime väga palju kohalikke inimesi, aga tegelikult oleks hästi vahva neile ka nende töö eest pisut tasu maksta, sest inimene on kohe siis õnnelikum. Ja põhimõtteliselt küll, enda pealt pisut rohkem asju ära veeretada. Aitäh. Kes järgmisena tahab öelda? Tavaliselt ühe ereda kultuurisündmuse mõju üksikisikule, kontsertikülastajana, kestab päeva, kestab nädala,
no võib-olla kuu aja pärast räägid. Siis kui on vana aasta õhtu, siis teed kokkuvõtted, et see oli lahe kontsert, kui oli ikka väga lahe kontsert. Aga mina sain aprillis ühe kultuurisündmuse osaliseks, mille mõju kestab siiamaani, nii nagu see oleks toimunud täna hommikul. Ja mõtlen, et ju siis see oli midagi märgilist. Kui ma esimest korda muusikast totaalselt pettusin, ma tulin Tartusse ülikooli ajalugu õppima ja sain väga sõbraks nende meestega, kes tegutsesid möödunud sajandi esimesel 4 kümnendil Eesti riigi loojatega. Mustvalgeid pilte vaadates oli umbes nagu Facebookis kellegi profiili pilte vaadates, see on siin, tema on see, tema ka siin, näed niimoodi, et kõik olid tuttavad, kõik surnud muidu inimesed. Ja minu vend käis vaatamas Londonis sellist fenomenaalset muusikali nagu Hamilton, mis loodi 10 aastat tagasi Ameerika revolutsioonist ja Ühendriikide iseseisvumisest. Tuli ahvi vaimustusest tagasi ja ütles, kuule, et siuke asi oli ja kuula, saatis mulle linki, vaatasin, jah, päris vahva asi, et räpivad seal demokraatiast ja revolutsioonist ja siis mõtlesin, et kuule, aga Eestis toimus ju sama asi 20. sajandi alguses. Päris vahva. Ja nüüd selle aasta aprillis ma käisin Manhattanil, Broadwayl vaatamas Hamiltoni ja mul on siiamaani selline tunne, et mida paganat ma just nägin. Seda on raske sõnadesse panna ja sellepärast ma ei pane seda sõnadesse, vaid teen ära midagi lähemate aastate jooksul, mille puhul ma imestan, et miks keegi seda juba ei ole teinud Eestis. Ehk siis hip-hop, rap, muusikal Jaan Tõnissonist ja teistest tartlastest ja tallinlastest, kes Eesti riigile demokraatlikult aluse panid. Tulge vaatama. Õige. Mul kunagi üks õppejõud Londonis ütles, et it's a promise, it's not a commitment, aga ma saan aru, et siin oli pigem ikkagi commitment. Aitäh. Nagu võib-olla te juba olete aru saanud, siis mul on põhimõtteliselt 2 jutupunkti. Üks on Tartu 2024 Extended ja teine on jaatupidu. Ja sellest siis johtuvalt ma ka enda sündmused sealt võtan, ehk siis alustame Extendedist. Kuna Extended jätkub, nagu ma juba mainisin, ilmselt mainin võib-olla veel, oleneb küsimustest. Et ma arvan, et selline võib-olla suurem sündmus või festival, mida me kavatseme, ma olen 100% kindel, et veel korraldada, siis sinna ma kindlasti läheksin kampa, näiteks siis 3. aastat Kus-festival või midagi sellist. Ja siis, nagu ma ütlesin, ikkagi 2 jutupunkti, teine on jaatupidu, et siis ma arvan, et võib-olla kõige loogilisem oleks siis minna, et võib-olla jaatupidu 2. Ma võin öelda, et Siurusse on Extendedile bürookoht ette nähtud, et ühe laoruumi kohandasime ümber. Tuleb suhteliselt madala laega, torusid täis, aga võrreldes teie praeguse kontoriga on see ikka kõva edasiminek. No võt kõik extendedlased, kes siin on ja kuulavad, ma arvan, et nad on väga õnnelikud. Ühelt poolt ma kogu aeg sisendan endale, et vähem tuleks korraldada. Et meil on Tartu Kirjanduse Majas iga nädal vähemalt üks sündmus. Ja kui ma tulin veerand sajandit tagasi sajandi vahetusel, üldse kõigepealt sellise noore nagana Kirjanduse Majja toimetama ja niimoodi korraldama, ja siis mõne aja pärast juba ma juhtisin seda maja, siis ega ta algul ei olnud selline pidev sündmuste paik. Aeg-ajalt toimus seal kirjandusõhtuid, aga seal sellist konveirit ei olnud. Ja ma ei tea, sebisin ja ühel hetkel oligi niimoodi, et mitu sündmust nädalas. Ja ma olen nagu majas niimoodi istunud inimestega maas ja öelnud, et kuulge, aga püüaks vähem teha. Ei saa, sama on ukse taga. Kirjanduslikest teisipäevadest täna broneeriti 6. jaanuari ära. Eks ole, see rida tuleb väga ruttu täis, et lihtsalt nagu tahetaksegi teha. Ja võib-olla siis on midagi õigesti tehtud, kui sa oled olnud keskkonna, kus tahetakse teha. Aga suurematest asjadest tuleva aasta Prima Vista kindlasti, kus on samal ajal on UNESCO kirjanduslinnade rahvusvaheline aasta kohtumine Tartus. Siis 2026 on ka kirjanik Nikolai Baturini 90. sünni aastapäev, kus ilmselt tuleks ka Viljandit ja Viljandimaad juurde võtta, nii et liikuda ka selle tegevusega natukene sinna lõuna poole. Ja siis Prima Vistaga ka esitasime ühe rahvusvahelise projekti
Liepaja 2027 projekti konkursile, nii et hoiame pöidlaid, et noh, kultuuripealinn jätkub, ega siin ära ei lõppe midagi, kõik läheb edasi. Ja ta liigub lihtsalt teise linna, eks. Hea mõte muidugi, et Liepajast raha küsida. Et ka omalt poolt lisades, et mul veel raha ei ole, aga ma tahaks teha sellise häkatoni, kus osalevad kunstnikud, Tartu kunstnikud või Tartu-meelsed kunstnikud, valmis kunstnikud ja need, kes õpivad. Ja häkatoni ülesanne on siis 24 tundi, neile antakse siis süüa ja informatsiooni siuru kohta ja nad siis joonistavad siurut. Joonistavad seda nii, nagu nad näevad seda 1. mail 2030 tegevuses. Ehk siis, mis ma nagu taga ajan, on see, et just, et ühelt poolt ehitada seda institutsiooni persoonat, eks ju, keda me siuruks kutsume nüüd, ja teiselt poolt, et sellised kultuurivormid on mind alati köitnud, sellepärast, et me ei tea, mis sealt tuleb. Aga sealt igal juhul tuleb midagi, millega saab veel midagi teha, eks. Nii et see ka nüüd commitmendi staatusesse pandud. Lähemad kolleegid teadsid, aga teised mitte. Nii, meil on veel mõni minut aega lubatud ajast, et kuigi me alustasime hiljem ja teie aeg on juba läbi, meie aeg veel käib. Aga ma siiski küsin veel ühe korra, ühe ringi. Et nüüd, et kui te veel kord lähete tagasi ja otsite oma nagu elus seda enda poolt kõige nagu edukamat projekti, mis te eales olete teinud, olgu see lasteaiast peale, mis asi see on? Lasteaias oli palju edukaid projekte, jah? Üks, palun. Ma mainisin siin, eks ole, juba seda Nikolai Baturini 90. sünni aastapäeva. Me tähistasime tema 80. juubelit, siis ta oli veel elus. Niimoodi, et 70. oli olnud selline kõnekoosolek. Siis ma mõtlesin, et teeks midagi hoopis teistsugust, et Baturin kirjutab ju, tal on see avarilm, eks ole, ookeanid, taiga, kõrbed, naftaväljad, see mastaap on tohutult suur. Ja siis me mõtlesime, et aga teeks niimoodi, et me teeme sellise rännaku. Ja siis me tegimegi niimoodi 5 tundi rännakut, kus lugesime erinevates kohtades tema tekstikatkeid ja Anne Luhast sai taiga ja Turu tänava tuumavarjendist sai allveelaev ja see, mis seal Grenni hoovis on, eks ole, see mingisugused sõhestikud, sellest siis said naftaväljad ja Pläskutorni jõudsime välja, sellise Viimsevaate torn, seal luges tekste Kaisa Ling, oled sa veel siin, kuuled? Kui ei ole, siis palun protokollida, me kaasasime Kaisa Lingu täiesti. Ja siis kogu selle protsessi lõpuks oli üsna vähe neid inimesi, kes oli järgi jäänud, sest see oli ikka tohutu maalahmakas, mis me läbi kõndisime. Ja jõudsime kirjandusmaja Pööningule ja siis ma helistasin Nikolaile ja siis ta oli tohutult heldinud selle üle. Et me just seda niimoodi tegime. Et läbi selle said need Tartu paigad mingisuguse uue kirjandusliku kihistuse, aga nende inimeste jaoks said ka need tekstid mingisuguse väga vahetu ruumilise kihistuse. Ja see on ka jälle asi, mida need, kes selle osalesid, on seda hiljem meelde tulnud ja öelnud, et see muutis nende jaoks midagi väga sügavat. Ei pea olema üldse suur mastaapne staadioneid hõlmav miljoneid sisse toov sündmus. Kui ta on selline läbitunnetatud rituaal, siis võib-olla seal on see kõige sügavam edu. Aitäh! Ma lähen siis ikkagi enda jutupunktidest ka välja, et muidu ma lihtsalt räägingi teile kogu aeg jaatust peost. Kuigi me võitsime ka kuldmuna sellega, ehk siis edukuse mõttes oli väga edukas. Aga ma võtaksin siis ühe teise sündmuse, milleks oli noortepidu 2024. Ja miks ta minu jaoks oli nii edukas, oligi see, et mina olin sel hetkel siis seal turundusjuht. Ja kui muidu siis eelnevatel aastatel noortepeole tuli selline umbes 200–400 inimest, siis sellele noortepeole tuli üle 700 inimese
ja noh, see muidugi ei ole hea, aga inimesed, me pidime uksed kinni panema, et me ei saanud neid lihtsalt majja lasta, sellepärast et maja ei mahutanud rohkem inimesi. Aga noh, see lihtsalt kogu see mõte, et me saime nii palju noori esiteks enda majadest välja, me saime nad peole ja nad said seda nautida ja et see on nagu kuidagi minu töö tulemusel. Et ma arvan, et sellepärast see nagu edukuse aspekt sealt minu jaoks tulebki välja. Et noh, võib-olla nagu te ilmselt kõik teate, siis noori ei ole kõige kergem alati kuskile saada, aga ma arvan, et me peaksimegi neid kaasama rohkem esiteks ja ka noh, kaasama siis tegemistesse, ehk siis nagu sellesse protsessi algusesse, et nad ise teevad ja ka siis sinna protsessi teise otsa, ehk siis ongi kas või siis sündmuste kogemine. Et minu jaoks siis oli see teine üks edukaimaid sündmusi. Aitäh, väga vahva. Jah, edukas. Ühest küljest ma võiksin rääkida sellest pusast, mis mul seljas on möödunud kuul, siis rock-muusikal Seto Odüsseia Luhamaal oli suhteliselt hullumeelne ettevõtmine ühe alustava MTÜ kohta. Minul õnnestus siis muusika luua ja selles suhtes see oli väga edukas, et ma veendusin nagu lõplikult selles meeskonna töö olulisuses, olles kogu aeg selline üksik punnitaja, üksik üritaja ja üritan kõik ise ära teha. Ja noh, see jõudis ka rohkemate inimesteni kui ükski selline varasem asi, mida ma olen osaliselt ise korraldanud, aga tegelikult ma väga olen selle mõttega nõus, et sündmus ei pea olema üldse suur, vaid see rituaal, mille sa läbi teed, on märksa olulisem, nii et ma tegelikult sellele pjedestaalile paneksin ikkagi 10 aasta taguse vahva idee, kus ma 2 sõbraga Tallinnast 5 kilomeetrit lõunas ühele üksikule saarele ujusime, kuulutasime seal välja kuningriigi, kutsusime 12 inimest sinna ka koha peale, jagasime nad võistkondadeks, panime nad võistlema omavahel kõik võimalikes sportlikes ja kultuurilistes mängudes, jagasime punkte ja lõpuks siis võitja võistkond valis enda seast saare riigile kuninga, sest noh, mänge korraldas ajutine valitsus. Me tegime seda 4 aastat, see kõlab täiesti debiilselt ja ma tahaksin seda tohutult uuesti teha, et rääkides rituaalist kui nagu kvaliteetsest või edukast kultuurisündmusest, no siis see oli rituaal.ee küll. Sellest saaks hea tõsielus-sarja. Võib-olla oligi võlu selles, et seal ei olnud kaameraid. Aga need inimesed räägivad siiamaani sellest, küsivad, millal ma jälle saan. Ja noh, seal ei olnud ka seda valikut, et kas ma täna lähen kodust välja või mitte. Kui sa juba paati istusid, siis seal põõsa all sa olid ja vaata ise, kuidas edasi saad. Aitäh, Laura. Hästi raske küsimus. Ma olen hästi kaua mõelnud. Ja ma ei suudagi võib-olla seda välja mõelda. Ma arvan, et minu elu enda isiklikus aspektis hästi edukas projekt oli see, et ma tegin selle otsuse ja julgesin Eestisse tagasi tulla. Ma olin vahepeal ära. Ja see, et ma tulin tagasi, ma kolisin täiesti võõrasse kohta ja ma lõin ennast uuesti. Et see on minu elus kindlasti väga oluline projekt ja see, et siis järsku öeldi, aga et noh, tule vaata, mis siin selles valges suures majas toimub, et teeme seal ka midagi. Et see on ka väga suur kannapööre, et ma tegin kannapöörde turismi. Siinkohal suured tervitused kõikidele turismiinimestele. Teie pärast ma läksin ka kooli, sest ma käisin ühel koosolekul, kus räägiti siis, ma ei ütle, millisest turismi osast Eestis. Ja inimesed naersid pihku, sest ma kasutasin valesid termineid. Ei öeldud turismiasjalised, ütlesin inimesed. Ja peale seda ma otsustasin, et hea küll siis, kui ma juba olen otsustanud, et ma proovin seda asja teha, lähen siis kooli, õpin seda seal natukene juurde, et ma kasutaksin õigeid termineid, et ka turismi inimesed minust aru saaksid. On saadud siiamaani ja ma arvan, et selle koha pealt küll, et just, et see julgus olla sa ise ja öelda sellel hetkel, kui sul saab kõik sellega, et nüüd on kõik. Et liigume edasi ja vaatame, mis veel elul pakkuda on. Aitäh. No nägite, et oleks keegi teist siin istunud, siis oleks me saanud kindlasti sama kvaliteetse arutelu. Ehk energia on olemas, ideed on olemas. Et see, et mingi etapp saab läbi, on täna fakt, aga 10 aastat hiljem unustatud ja nähakse protsessi. Aitäh teile!